Tere tulemast tagasi, kallis kuulaja. Täna jätkame oma looga, mõistui looga, kuidas kuningas kuu peal käis. Istusid nad siis kolmekesi seal jäneste juures, said õhtust ja Janku Juta ja Kalle siis vaatasid niimoodi pikalt kuninga küsimuse ja tahtmiste peale siis teineteisele otsa ja vaatasid mõtteid ja siis olid valmis rääkima. Ja vaatasid siis korraga, pöörasid oma pilgu kuninga poole ja jäid seda kuningat, noort uljast kuningat siis pikalt vaatama. Vaikselt siis omaette vaatasid hindava pilguga teda niimoodi pea jalast jalad allani ja siis Janku Juta siis lõpuks võttis kõneta, et kuningas, oled sa ikka kindel, et tahad ikka minna või? Et oled sa oma otsus ikka päris kindel või? Noh, kuningas siis pööras korra pilgu enda sisse ja ütles, et jah, kuni otsus on tehtud ja otsus on kindel, et iga kuningas peab teadma, kuidas need asjad siis ikka tegelikult on, et üks läbi üht ja teine teist, aga kuningas peab teadma. Kuninga silm on ikka kuninga enda silm. Ja nagu öeldakse, iga silm on oma kuningas. Jah, tahan küll. No, Janku Kalle siis köhatas natuke korra ja tegi ka siis lõpuks suu lahti. Ja ütles siis kuningale, et kuule tead, aga sa pead siis hästi valmistuma selleks teeks, et see saab olema pikk ja mitte lihtne ja ega mitte igaüks seal kuu peal ära ei käi. Ega see ikka nii lihtne ka ei ole. Et siin räägitakse küll, et näe, esimene mees kuul on ja et see lihtne ei ole. See johab ikka korralikku ettevalmistust ja trenni ja niimoodi ja enne kui see lõpuks sinna kuu peale jõuad. Et see ei ole siuke nalja asi, see ei ole siuke ühe õhtu ettevõtmine. See on siuke pikem trenn ja pikem minek ikka. Peab ikka nagu distantsi inimene olema. Et seda teed ette võtta ikka vastupidavust ja kannatust peab olema ja ikka tahtmist peab olema, et ei loobu poole tee pealt. Et ikka lõpuni välja. Muidu ei saa. Et kui lähed, siis lähed lõpuni, muidu ei saa. Oled ikka kindel kuningas. Noh, kuningas siis vaatas neid ja mõtles ja pööritas silmi, vaatas toas ringi ja kurtsutas kulmi ja kratsis kukalt ja siis oli näha, et ta oli oma seis mingi otsuse nagu vastu võtnud, et mingi uus olemine oli talle kohale jõudnud. Ja tõstab siis kuningas oma pilgu taas üles Jankude poole ja ütleb, et jah, ma olen valmis. Tulgu, mis tuleb, aga kuu peale mina lähen. Ja veel toredam, kui ma sealt üks päev tagasi ka saan. Seda veel ei tea. Aga peaasi, saab kuula. Siis vaatame, kuidas tagasi saab. Jah, mina lähen. Tulete teie ka? Jankud hakkasid vaikselt itsitama selle peale, ütlesid, et ohi, meie oleme kuu peal nii palju käinud. Ei me sina enam ihka. Meil siin kodus hea soe olla. Ei me sinna kuu peale enam taha. Jätame selle tegevuse noortele, et küll neil jaksu ja turnimise vajadust on. Et me oleme rahul siin oma kodus. Meil siingi hea olla siin naisega kahekesi. Ei me enam kuu peal etiku. Meil siin ikka hea olla. Ja. Noh. Maitsesid nad siis lõbusas järgnenud jutuhoos siis koogikest ja teekest ja kuningas siis põnevusega kuulas nende Jankude lugusid siis nende kuu peal käigust ja kuidas neil see esmane käik oli ja kuidas kõik järgnevad käigud sinna käisid ja hästi põnev oli ja pani kõik niimoodi talle endale sinna mõttetaskusse,
et ikka hea teiste lugusid kuulata ja teab, kuidas need erinevad viisid on, et siis on hea leida see endale see kõige õigem viis, on ju. Nii. Kui kõhud olid täis ja kell ka juba parasjagu juba hiline, siis kuningas tõusis siis tooli tagant püsti ja tänas siis Praksua tulesaatel siis külakosti eest ja heade toetuse ja nõuannete eest ja juttude eest ja jättis siis jänestega hüvasti ja tatsus tema siis jänesurust välja tagasi oma aeda, oma maailma ja nägi seal eemal ühte võlvkaart. Ta oli ammu inustanud juba hästi pikalt siuksest lehtlakaarest ja see oli alles too suvi valmis saanud ja siis ta läks sinna kaare alla istuma sinna lehtlasse. Ja mõnus siuke kuu oli juba kõrgel taevas ja vaikselt naeratas talle seal vastu ja tegi silma ka, ja lesitas niimoodi, mõtles, et ja kuningas, ma sain su soovi kätte. Ja tahad mulle külla tulla siia? Kuu peale kuule külla tulla. Ja ei kuningas, ma sain su kutse vastu, oled oodatud ja ma võtan su iga kell vastu, kui jõuad, koputage uksele ja padel lahti ja võtan su vastu hea meelega, näitan kõiki oma koduvalduseid siin nii ees kui tagant poolt ja võtan su vastu hea meelega. Sa valmista ette ja tule külla.